Tere, minu nimi on Taarjo Matson. Ma räägiksin teile oma päevast, mil toimus selline asi, et umbes siia kohta jõudes, siia siis, komistasin ma koorgi otsa. Ma lõin oma jala jubedalt ära, kuna ma ei ole nutumees, siis ma istusin lihtsalt, et natuke hoiata. Istusin siin, mõtlesin, kui valus mul jalal oli. Järsku vaatasin sinna, vaatab, tüdruk kõnnib minu poole, naeratab. Mul nagu jumala hämming, et mis asja, minu poole vaadates järsku naeratab. Jääb siis seisma, ütleb mulle tere. Tere. Mul oli jumala hämming, nagu inimene tuleb, ütleb mulle tere. Tõusin siis püsti, midagi muud ma teda teha ei osanud. Ütlesin talle tere. Vaatasin kohe, et meil hakkas jutt jooksma. Ei läinud kaua aega mööda, juba ütles mulle, mis ta nimi on. Ma tea, mu nimi on Rahel. Möödusid veel ainult paar sekundit, kui ma sain aru, et ma tõsiselt meeldin talle. Sa oled kõige amsam poiss, keda ma mõnuses näinud olen. Ja siis järsku kuulen selja tagant mingisuguseid hääli. Mida? Tema. Aga miks mitte mina? Miks mitte mina? Vaatasin, et seal läheb kismaks ära, astusin paar sammu tagasi. Olles siis paar sammu tagasi astunud, otsustasin, et ma pean ikkagi sinna poole tagasi vaatama. Ka minema! Vaatasin, et Rahel oli poisist võitu saanud, tuli kõndis minu juurde. Kui ta siis minu juurde jõudis ja kätest niimoodi kinni võttis, nii armsasti, ütles ta. Vau! Kuule, mäletad, miks sa näidanud, sa oled kõige armsam poiss mõnuses? See oli enne. Bye! I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say it's okay. Ma olin nagu jumala hämmeldunud. Vaatasin väga pikalt, see pidi olema tunde neile järele. Mul oli nagu depressioon, totaalne depressioon. Ei teadnud, mida teha, ma nagu ei teadnud, kuidas olla. Ja siis mõtlesin, ainuke väljapääs oleks teha enesetapp. Alla vaadates, niimoodi, sinna siis. Märkasin silmanurgast, et keegi oli minust ette jõudnud. Kõndisin siis selle poisi juurde, kes tundus, et tahab teha enesetappu. Võtsin tast kinni ettevaatlikult, et ta jumala eest sisse ei kukuks. Ütlesin talle, kuule noormees, ühe tüdruku pärast surma saada küll mõtet ei ole. Okei. Olgu, arvan, et me oleme ühel nõul. No, tšau siis. Mõne aja pärast kuulsin mingit sulpsu, vaatasin tagasi, jooksin kähku siia. Ei näinud vees midagi liikumas. Vaatasin ka poiss oli kadunud. Mõtlesin, kuhu ta küll nii kiiresti joosta sai. Aga suva, mul ei olnud selleks üldse aega. Minul ei olnud tegelikult üldse aega, sellepärast mina pidin istuma kõige peale. Sest tegelikult mul oli ju varvas jubedalt valus. Ja ma pidin natuke puhkama, et siis edasi kõndida. Ja siis ma läksingi, tõusin püsti, kõndisin minema. See oli minu päev. Minu nimi on Peep. Ja mina tahaksin teile rääkida oma päevast, mil ma olin siin istunud umbes pool tunnikest või nii. Plaanisin linna minna, aga enne kui midagi üldse teha sain, vaatasin. Tule minuga alla. Mingi noormees ahistab noort neidu. No, ma ei lasnud seal ometi sündida ju. Ja tõttasin kiiresti appi. Ja ma jooksin teid ruttu lahutama, kui järsku tüdruku käsi. Ma olin nagu nii uimane, et ma ei saanud aru, mis oli vähemalt 10 minutit toimunud. Ja siis, kui lõpuks oli nii palju toimunud, et ma sain püsti tõusta, selgus, et suurest hoovist oli mu süda nagu nii paha, et ma hakkan kohe oksnele. Jõudsin siis vee äärde, et selline tunne oli, et kohe hakkan ropsima, kui mingi vend tuli, hakkas täiesti kägu ajama mingi, et
Kuule mees, ühe naise pärast küll surma pole mõtet saada. Hea küll, ma nüüd lähen. Tere, minu nimi on Priit ja ma räägin teile oma päevast, kus ma rahuliku sammuga kõndisin mööda teed, tahtsin linna minna, kui äkki järsku tuli üks tüdruk ja võttis mul kätest. Pärast seda, kui ta mul kätest kinni võtnud, ütles ta. Tere, mina olen Rahel, kas sa tahaks minuga ära joosta? Ma mõtlesin pikalt ja ütlesin. Jaa. I need you, baby, if it's quite alright. I need you, baby. Tere, minu nimi on Rahel. Mina räägin teile, mis tegelikult juhtus. Jalutasin üks päev lihtsalt niisama ringi ja järsku nägin, et mingisugune tüüp oli haiget saanud ja nutis kõige juures maas. Ma hintasin ta püsti ja küsisin, kas sinuga on kõik korras? Jah, ma lõin lihtsalt oma jala ära. Ja siis sealt teemalt järsku tuli mingisugune täiesti segane vend. Mis toimub? Saaks mingit segast, sain jumala vihaseks ja lükkasin ta eemale. Pärast tõukamist läksin poisi juurde ja küsisin, et on sinuga kindlasti kõik korras? Jah. Kui järsku ma nägin ühte päris normaalset tüüpi ja otsustasin tema käest abi paluda. Vabandust. Mul oleks vaja teada, kus on Võõla tänav, kas te saaksite mulle juurde? Ma arvan, et ma võin teile näidata. Väga hea. I need you, baby, if it's quiet.